2-5 fonogrammiga. 1, 2, 3, 4. E-moll 7, G7, C-moll 7, C-moll 7, F7, S-moll 7. Kordab. Nüüd läheb uuesti toon alla. S-moll 7, S7 ja A-moll 7. Nüüd sama asi kordab kogu aeg. Ehk siis järgnevus on 2-5-1 erinevatele toonikatele. Algab C-tuurist, lahendatakse. Ja siis järgnevus liigub kogu aeg tooni võrra alla, kuni ühes kohas ta teeb poole tooni liikumise. Ja nüüd seda on vaja mängida nii, et teil paremas käes on kõigepealt näiteks see kolmkõla, mis teil moodustub moll septakordi ülemises otsas põhikujus, sekstakordis või kvartsekstakordist. Ja vastavalt sellele tulevad ülejäänud helid ka. Näiteks kui ma alustan siit või siit, eks. Dominant septakordi liigun siis täpselt niimoodi, et ülemised hääled liiguvad. Ja nüüd liigub alumine hääl. Nüüd ma alustan seda mõnest teisest pöördest. See oli nüüd F-tuuri põhikuju. Nüüd on F-tuuri sekstakord, ehk siis D-bassiga. G7. Viimane variant. Mängige neid täpselt samu lahendusi. Need on kõige loogilisemad lahendused. Kui te nii mängite, siis nad kõlavad hästi.